Kas sinu mäng kõlab ka nagu staccato rütm? Sa tahaksid, et su mäng kõlaks sujuvalt, seotult, kõlavalt. Selle jaoks on vaja ära kaotada oma staccato nii vasakust kui paremast käest. Ja mida see staccato tähendab, siis muusikaliselt on see, et noot mängitakse ja siis summutatakse hästi kiirelt. Ja meie üldiselt, kui noodis ekstra kirjas ei ole, siis tahame, et muusika oleks sujuv, seotud ja kõlav. Ja kuidas me siis hakkame seda staccatot lõhkuma ja sinna ilusa kõla juurde liikuma? Selleks jagan sulle 3 harjutust ja võta ise pill kätte ja tee need harjutused minuga kaasa. Võtame parema käe ette. Mänguasend on kena, toetan käsivaela ilusti ja toetan pöidla praegu teisele keelele. Me hakkame nüüd esimesel keelel mängima ja siis on hea, kui ei ole siin kõrval toetamas. Ja jooksen korda mööda sõrmedega, mängin noodi ära, tulen lähedale ja siis hakkan kohe mängima. Tulen lähedale ära, ei puutu, sest kohe kui sa puutud, kohe kaob noot ära. Me tahame, et kõlaks noot ja tuleks järgmine noot otsa. Mitte vaid. Proovi paar korda. Hops. Tuled lähedale ja siis alles tulen mängima. Tuled lähedale ja siis hakkad mängima. Kui oled seda proovinud, siis hakkame õppima harjutust. Harjutus käib nii. Ma loen 4 ja number 1 on mängimine. 2 ja 3 on see, et ma kuulan nooti. Ja 4 on see, et ma maandun järgmise sõrmega keelele, millega ma hakkan mängima. Näitan ette ja siis mängime koos juba. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ja nii edasi. Mängi minuga kaasa. Valmis? Ja. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tule teisele keelele, pöial 3. ja mängime sama harjutust. Ja. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 3. keelele, pöial 4. Ja 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nüüd tuled esimese keele peale mängima tagasi ja harjutus on sarnane, aga nüüd on niimoodi, et ma niisama toetuma ei lähegi, vaid 1, 2, 3, 4, 3, 4. Tulen nii lähedale, kui ma saan sellele keelele, selle number 4 ajal, aga ei puutu keelt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ehk siis lähen väga-väga lähedalt õhust seda nooti mängima. Mängi minuga harjutus kaasa. 1 ja 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, lähedale, 1, 2, 3, lähedale, vaata, et ei puutu üldse, alles mängima minnes, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Väga hästi. Pöial 3. ja teed teisel keelel sama harjutuse. Valmis? Ja. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
kolmas keel, või jälle neljandale. Ja 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Julgelt võid teha rohkem korduseid kui 4 tükki igal keelel. Ja mõistlik on teha nii palju, kui sa jaksad ise keskendudes kaasa teha. Kui hakkad suvalt tegema, siis sa tegelikult enam ei harjuta seda õiget asja enda sisse. Minu soovitus on ühendada need 2 harjutust selle käega viipamise ja nende kiiruse harjutustega, kus oli ta. Ja praegu kiirustasin, eks, aga see harjutus õpi julgelt ka ära, ehk siis nende aeglaste ajal sa jõuad ka samamoodi jälgida, et ta ei ole vaid 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ja siis aina rohkem kuulad seda, et oleks mitte kinni võetud noot, vaid kõlab järgmise noodini. Nüüd, kui oled selle harjutuse ära teinud, siis on mõistlik ka vasakus käes seda sama asja harjutusena sisse tuua. Ja siin on minu soovitus jälgida, et sa lihtsalt hoiad sõrme peal kuni järgmise noodini. No ja mis on hea harjutus selle jaoks? Muidugi lemmikharjutus. Võtame näiteks 4. keele. Enne ühte ei vabasta, kui 2 samm peal. Hüppe. 1 ja 2. Hüppen. Astun. Hüppe. Oluline, et need, kus ma positsiooni ei vaheta, ehk siis püsin ühes positsioonis, seal ma alati astun ja eelmist enne lahti ei lase, kui järgmise peale saan. Nagu jalad. Kui ma kõnnin, siis ma pean järgmise jala enne maha panema, kui ma eelmise ülesse saan. Ja siin samamoodi astun. Siis on noodid seotud, vasakus käes ka. Ja kui sa tahad, et sul päriselt läheks muusika sujuvamaks, ilusamaks, siis ainus viis seda teha on nii, et sa võtad oma algusharjutustesse. Kas need kõik 3 või siis vahepeal 1, vahepeal 2, vahepeal 3 ja pikema aja vältel, nädalat, kuud ja siis on kuuldav erinevus. Head harjutamist!